Blue Moon septakordides ja mõned sextiga akordid on siin ka. Seal on S9 räägin selle harmoonia põhimõtte siis ära, et siin on need mai 7, moll 7 ja muud. Ja mina pakun teile välja, et võtke siin need meloodilised seisud, mis ma teile näitan. G on siis S mai 7 peal. Ja kui seda leida, mängige näiteks G või see S-tuur kvartsekst ja asendage põhitoon septimiga. Edasi jõuame C-molli. Asendan põhitooni septimiga. Siis tuleb see F-moll ja põhitooni asendan septimiga. Ja siit nüüd liigun B-tuuri niimoodi. Neli akordi järgnevuses. Siin on üks selline akord ka nagu F-moll, vabandust, B9 sus. Te näete seda ühe rea lõpus enne B-osa algust. Kuidas seda mängida? Tegelikult see on väga lihtne. Jätke see sama F-moll 7 ülemine ots, jätke paigale, et see on nagu astuur. Ja asendage lihtsalt bass ära. Ja ongi bass 9 sus. Näete, 9 on bassi suhtes C, sus 4 on S ja 7 on veel siin. Ongi kõik. Nii, ja B-osa. Vabandust, on S6 ka lõpus veel. Nüüd S6 võib mängida kas niimoodi või niimoodi või niimoodi. Erinevad võimalused. Ja B-osa. As-moll 7, võtke keskmeloodiline seis. Ja Des7, F üleval. Keskmai. Ja keskmai 7, kõigepealt see mai 7 on siin ja siis ta muutub kesk-6, see liigub S-i. Mängida niimoodi, jätta see F siia üles paigale. Siis B7 sus 4 saate väga lihtsalt sinna. 7 sus 4 ja kvint. Ja nüüd see laheneb, see 4. aasta laheneb tertsi.